Tere, mina olen Anna-Liisa ja olen EY Verbav Manager Auditis ning täna räägime CV-de koostamisest. CV peaks sisaldama sinu enda kokkuvõtet, miks sa soovid üldse sellele tööle kandideerida, sinu eelnevat hariduskäiku, sinu töökogemust ja ka erinevaid koolitusi, mida oled sa läbinud. CV struktuuri luues alusta kindlasti kokkuvõttest, miks sa soovid kandideerida siia. Võta järgmisena oma töökogemus, oma koolitused ja too välja oma ka vabatahtlik panus, kui sa oled seda teinud. Kui kandideerid mitmele erinevale positsioonile, siis kindlasti vaata eelnevalt oma CV üle. Veendu, et see vastaks kõikidele nõuetele, mida siis antud kontekstis, antud töökohal küsitakse ja kindlasti kohanda vastavalt sellele. Too esile just need omadused, kogemused, mis selle töökogemuse jaoks vajalikud on. Kui rääkida CV vigadest, siis ära kindlasti pane sisse enda religiooni, seda ei ole vaja esile tuua, väldi kirjavigasid kindlasti, loe täpsemalt üle, mis sul seal kirjas on, adresseerides kaaskirja, vaata, et sul on ikkagi õige ettevõtte nimi seal kirjas, kasuta korrektset formaalset kirjakeelt. Kui kasutad CV tegemisel AI-d, siis loomulikult, aga vaata üle täpsemalt, mis see lõpptulemus on. Ja lisa sinna veel ka oma panus, enda eripära ja muuda vastavat sellele. Loe üle, et ChatGPT-ga tuleb väga hea tekst, aga eesti keelega võib tekkida veel kirjavigu ka. Kui sa vaatad CV pikkust, siis ära muretse. Tavapäraselt oodatakse kuskil 1 A4, kui sul on rohkem kogemust, äärmisel juhul sel juhul siis 2 A4. Kui sul ei ole sinna midagi välja tuua, midagi kirjutada, siis pikkus ei ole selles kontekstis oluline, et sa tooksid välja enda puhul tähtsama. Kui sul on CV-sse panna väga palju informatsiooni, siis tee oma valikud. Jäta välja esialgu töökogemus, mis ei ole seotud selles kontekstis. Mõtle, mis võiks olla just selle jaoks oluline. Sa võid ju kirjutada, et sul on veel rohkem, aga seda ei ole vajalik selle välja tuua. Püsi siis ainult nende faktide juures, mis toetavad sinu kandideerimist antud positsioonile. CV-de koostamisel vaata kindlasti üle, et seal ei oleks kirjavigu sees, et keelekasutus oleks formaalne. Kui soovid lisada pildi, siis kasuta formaalset pilti, mitte oma sotsiaalmeedia selfisid. Kujunduse poole pealt kindlasti struktureeritud, bulletid tulevad kasuks, selgelt eristatav informatsioon, et ei oleks liiga värviline ja liiga kirev. Kui sa tood oma CV-s välja Instagrami konto või TikToki, siis sa annad sellega loa meile ka minna ja vaadata su sotsiaalmeediat. Kui seda seal välja pole toodud, siis tegelikkuses meil seda luba pole. See on oluline, sellepärast, et sellega sa teed oma kuvandi. Sa oled töökeskkonnas, oled sa hoopis teissugune, kui sa oled tavakeskkonnas sõpradega koos. Formaalset pilti hoides soovitan ka seal selle peale mõelda.